Tere taas kõikidele vaatajatele, Kristjan Küma taas kord siin, pole tükk aega ühtegi videot teinud, aga täna teeme sellepärast, et meil on päris palju huvitavaid asju, mida näidata. Teie ees on praegu 3 kaamerat, millel on ka jalad, aga ma ostsin mõned kaamerad endale, nimelt ostsin ma neid lausa 8 tükki, mille ma panen need ees täna, sest need ei ole nii huvitavad. Ühe sõnaga jah, ostsin 8 kaamerat, millel on ka seinakinnitused lõpuks, nii et ma saan oma kaamerad lõpuks seina peale panna ja võib-olla maale kuluks isegi ära, sest mul on olemas ka salvestaja siin TVR või XVR, kuhu ma saan siis kõik need sisse panna ja siis ma saan vedada mingi Cat5 kaabli või netikaabli või mida iganes. Sest nendel on ka olemas need vahvad adapterid, kus saab 2 tavalise juhtmepaariga saab vedada välja. Mul on täiesti uued kaamerad nende jaoks olemas, aga põhimõtteliselt mul oli rohkem neid jalgu vaja. Nii et see on super. Siis muretsesin täna ühe väikse mikserpuldi. Sellel pole küll adapterit, aga ma leiutan siia mingi asja juurde. Siis ühe asja, mis töötab, on DJ Control MK2 DJ kontroller põhimõtteliselt. Väike programm selle jaoks ja siis põhimõtteliselt saan tümmi lasta. See ei ole küll kaugeltki nii äge kui see Numarki Partimix, aga jah. Nii et selline väike DJ pult veel juurde. Siin on muidugi sisendeid ja väljundeid natuke rohkem. Nii et jah, nii et saab ka kasutada põhimõtteliselt sisendit. Sisend 1-2 ma saan kasutada toda põhimõtteliselt läbi Numarki, et Numarkist tuleb siia ja siit siis läheb kõlaritesse või midagi. Ja siis natukene arvutimanti otsustasin, et kuna mul see Numark PC, SJ Cam ja Rally Art ja Stickers.ee arvuti, mis siin on, ei ole kõige kiirem mängimaks Farming Simmi, kuigi graafikakaart on täitsa okei, siis Prose on suht vana, ta on küll 4-tuumaline ja mingi 4 giga rammi, aga sellest on natukene vähe ja otsustasin, et teeme natukene upgrade'i. Muidu ma olen alati muretsenud Inteli Prosesid ja Inteli asju, aga seekord läksime AMD peale. Meil on siin kõigepealt Gigabyte'i Ultra Durable B450M S2H AMD Ryzen 3000 Desktop Ready Ultra Durable Motherboard Socket AM4 Ryzen ja Athlonit supportib ja B450 ja siis emaplaat on siin, täitsa tutikas, 200 kaablit, backplate, isegi ei ole vaadanud, mis siin on USB 3.0 2 tükki, PS2 pordid, VGA, DVI, HDMI ilmselt, 4 USB 3, USB 2 audio ja ma eeldan, et Gigabyte LAN. Kuskil on ilmselt ka paprimajandus siin all ja driveri värk. Nii. Siis, kuna seal on 2 kohta RGB Fusion, see võib päris äge olla. Lahe. Siis selle jaoks kaasa on 2x4 gigabaiti BSD 44G2133381, 4 gigabaiti PC4 17000, 21-33 MHz mälu, 2 tükki, üks on naljakas, üks on musta värvi, teine on roheline, väga huvitav, nii et 8 gigabaiti DDR4 mälu, siis on siin üks AMD AM4 socket, AM4 plus, bla bla bla, AMD cooler, siuke asi, jahuti ja siis on ka üks AMD Ryzen 5 Prose.
siis selline välja, see on Ryzen 5 2600. Nagu ma aru saan, siis on siin 6 tuuma, 12 threadi, nii et see on kõvasti parem kui see arvuti, sest sellel on ainult 4 tuuma ja hyperthreadi ei ole sellel, nii et see prose on kindel räme upgrade sellele arvutile. Vaatame, kas me saame selle lahti ka. See on esimene AMD prose, mis ma olen nagu reaalselt ostnud, sest AMD FM4 ja üldse Ryzeni värk on Intelile suht järgi jõudmas ja vaata, et isegi mööda läinud. Nii, siin on väike manual, don't need that. Siin on väike see, pole vaja. Siis on siin üks, muidugi sellega tuli kaasa ka cooler, Spire vist oli või mis tegi AMD Spire something oli ilmselt. Heatsink, fan included, smart cache unlock, jah, midagi. Nii et siin on ka termopasta ja siis ventikas on selline, aga seda ventikat me ei kasuta. Sest meil on olemas palju parem vent, mis on seal. Ma ei tea, kas ta just palju parem on, aga ta on kindlasti parem. Jahutab veits kõvemini, aga seda ma saan kasutada kui mingi muu projekt tuleb. Ja siis loomulikult Ryzen 5 proseraisk. Väike sticker ka. Ja nii ongi. Seda ei ole vaja. Seda pole mul vaja. Nii et jah, ma jätan prose jätan välja. Prosekarbi võib kuhugi mujale panna. Vaatame seda väikest coolerit ka, mis siin on, see väike tower cooler. Kui ma saan nüüd kätte saan siit. Backplate ilmselt, kruvid, kasutusjuhend, termopasta, CP15, okei. Metallist mingi cooleri asi, fanklipid lisaks ja siis jõutu ja väike silicon shell, nii et selline väike cooler. Ma arvan, et see on sütt parem kui see Spire, mis seal kaasas on, aga no jah. Nii et jah, need ma jätan välja, selle arvuti lülitan välja, võtan lahti ja siis üritan panna selle värgi kõik sinna arvutisse sisse. Praegu on selles arvutis, las ma vaatan. Atribuudid. Mis mul on? Mul on Intel Core 2 Quad CPU Q8400 2,6 GHz, aga see AMD Ryzen 5 on mul 3,4 GHz base clock, nii et pole paha, seda saab ka overclockida veits. Ja nagu näete, siis ainult 4 tuuma näinud ja mingit hyperthreadimist ei ole. Nii et jep, aga nüüd siis ma võtan talle arvuti lahti ja panen selle Ryzeni sinna sisse ja siis vaatame, mis värk on. Jõudlus on praegu 7,2. Mis mul siin on? Protsessor on 7,2, mälu on 7,2 ja ketas on 7,2, graafik on 7,9, nii et selle 7,2 asemel peaks tulema nüüd 7,9 loodetavasti, sest primaarne kõvaketas, ketas ilmselt on kehvem. No ketast me ei vaheta, nii et jah, see pole kõige parem, ilmselt see 7,2 jääb, aga prose ja RAM kindlasti saab rämeda upgrade'i, nii et lülitame selle välja. Võtame sealt Inteli stuffi välja ja paneme selle Ryzen 5 sinna sisse siis. Ja nagu te näha võite, siis meie Ryzen 5 setup on siin sees. Mis juhtus oli see, et ma pidin panema ikkagi selle kaasa antud ventilaatori, sellepärast et see, mis ma ostsin, tollel olid mingid postid olid puudu ja siis ma ei saanud korralikult pealmist pleiti panna, mille külge siis
radikas kinnitus, nii et jah. Aga mul võib-olla keldris on mingeid jahutusi, mis siia võib-olla lähevad, aga ma ei viitsi neid praegu otsida. Nii et ma testin nii kaua siis ja kasutan seda AMD kaasa antud jahutust, mis peaks olema täiesti okei. Graafikakaardi pidin ühe sloti võrra allapoole panema, sellepärast et siin on PCI 1X ja siin on ka 1X. Nii et siia ma saan panna mingi netikaardi või midagi, kui ma tahan. Ja siis ma saaks panna siia M.2 slota. Nii et jah, seega võib-olla kunagi tulemas. Ja siis juhtmed ühendasin ära, toppisin kõik siia alla. Kõvaketas on natuke lahtine, saata kõvakettad on pohvilt siin all. Ja ma testisin ära, see õnneks toimib. Yes! Kõik sai õige ostetud. Nii et nüüd ei ole midagi muud, kui ühendame selle ära, paneme tarkvara peale ja siis vaatame, mis skoori me seal testis saame. Nii et enne oli 7,2, loodame, et saame midagi paremat. Oleme tagasi ja nagu te näete, siis arvuti on valmis. Mida te aga ei tea, on see, et mul läks reaalselt mingi 2 nädalat vahepeal, et leida kõik jupid. Esimene probleem, mis mul tekkis, oli jahutusega. Ma ei tea, kas ma tulest eelmises videos rääkisin, ühesõnaga, või hetk tagasi. Seal olid paar jupipuude, siis ma pidin panema selle AMD stock cooleri, pole probleemi, toimib hästi, nagu nii overclockimist ei tee. Pidin muretsema 2 uut mälu, sellepärast, et DDR 2133 või mis ta iganes oli, ei töötanud, ma pidin mälu overclockima, siis ma sain ta tööle. Sain kasutada, kõik super okei, aga muretsesin DDR4 4 GB 2666 MHz ja nüüd see toimib ilusti. Tellisin kõigepealt ühe stiki, et kontrollida, et see toimib ja siis ma tellisin teise ja tolle pärast läksi 2 nädalat. Emaplaat on sama, graafikas on samamoodi Gigabyte GTX 1050 Ti. Lisaks muretsesin M2 SATA drive'i, mis on seal all, 256 gigabaiti. Seal ei ole küll OS on selle kõvakette peal siin, see Kingston ja see SanDisk on praegu muusika storage, kuigi ma muretsesin ka siia 1 terabaidise kõvakette oma muusika ja mängude jaoks ilmselt, mida ma saan back-upi teha sinna või midagi. Ja siis see alumine M.2 SATA on mul praegu siis Farming Simi jaoks. Ja kõik toimib praegu enam-vähem täitsa okeilt. Nii et jah, natukene rohkem probleeme tekkis, kui ma oleks osanud arvata, aga pole midagi hullu. Lisaks üks probleem, mis mul tekkis, oli selle Numarki partimixiga. Nimelt millegi pärast ei taha see mul selle mis iganes ta oligi programmiga ühesõnaga, mis seal oli, ei taha töötada. Õnneks mul on teine pult ka, DJ Console MK2, mis on Hercules oma ja selle ma saan kasutada virtuaalse DJ-ga, aga seda ma ei saa siis tolle põhiprogrammiga kasutada, mis teeb ka seda valgussuudi värki ja ühesõnaga kõike muud. Nii et jah, aga seda ma saan kasutada teise arvutiga, mille peal ta imekombel toimib millegi pärast, kuigi ma ei saa aru, mis vahe seal on, sellepärast et OS on sama ja driverid on kõik olemas ja värki, aga millegi pärast too programm, ma ei mäleta, mis ta oli, ei taha seda tunnistada ja siis jah, kuigi virtuaalne DJ näiteks tunnistab seda, aga see ei tööta kõige paremini seal. Nii et jah. Aga jah, ega muud väga ei olegi. Mida veel? Tegelikult väga muud ei olegi, nii et selline väike arvuti upgrade ja prose on muidugi AMD Ryzen 5 2600 vist oli, ma arvan. Ja toimib päris hästi, Farming Simi saab selle PC-ga mängida täitsa okei settingutega ja saab põhimõtteliselt settingud enam-vähem põhja keerata ja saab ka videot teha, nii et nii et jah, selline väike PC upgrade siis, sorry, et nii kaua läks, et see video üles tuli, sest jah, mul lihtsalt ei olnud
vahepeal aega, sellepärast, et ma vahepeal kihlusin ja värki ja siis oli muid asju ja siin olid mõned peod vahel ja nii läkski, nii et jah, aga nüüd on see arvuti valmis ja nüüd ma saan mänge mängida ilmselt siin ja muid asju teha. Ja loomulikult ma saan oma seda DJ-pulti kasutada ja värki, nii et jah, aga tänan kõikidel vaatamast, like, kommenteerige, subscribe ja kohtumiseni juba järgmisel korral. Tšau!